Mina annan väga sellise hea soovituse, mida lihtsalt järgida ja mis teeb alati asjad eriliseks. Ehk siis tuuni enda asju, mis sul juba on kapis olemas. Võta mingi kaelakee, tee see katki, pane see biidinguna sinna peale. Palun väga. Jaagast 5 euroga ostsin kaelakee. Tegin katki, sain hoopis endale sellise kosega korseti. No vaata kui efektne. Ja Pavlist. Käevõru, kohe. Neebid sai paika, uued neebid pintsakule. Võtsid käevõru, tegid katki, panid pintsakule nööb? Jah, sest seisis seal väga pikka aega, ma enda varem ka näinud seal, vaatasin Pavlis väga ilus käevõru nagu minu jaoks ja keegi on tõtnud, siis ma võtsin endale ja kasutasin ära, sain tikandi ka veel siia ilusasti. See on ka minu soovitus samamoodi noortele, et lihtsalt nagu võtke asju, tehke omapäraseks. See on universaalne soovitus, sest kõik saavad seda teha, see on taskukohane ja sa jääd alati silma ja sa oled omapärane. Mitte kellegi pole sellist jakki. Mina käisin näiteks lihtsalt rannas, korjasin karbid, käisin siis kui ma Norras olin kunagi Erasmuses, siis see oli vist mingi mitu aastat tagasi, need lihtsalt istusid mul, vabandust. Ei ole hullu, keera. Nii, need olid mul mitu aastat sahtlis ja siis selleks korraks otsustasin, et teen lilled, panen siia ilusa seeliku peale. Kangas on ka, enamus kangad on ka taas kasutatud, et mind selle kollektsiooniga tegelikult aitas väga palju Tiina Talumees, kes andis oma stuudio kangajääke kasutada. Et just selline hästi ilus linane litrikangas, mida tegelikult lihtsalt niisama Eesti poest ei leia. Täpselt siuke mingi väike jääk, aga et ma saan veel midagi sellest teha. Et ikkagi see soovitus võib-olla kevadeks oleks see, et sa võtad enda kapist midagi, mida sa võib-olla enam selga ei taha panna, tuunita uueks, on nii? Absoluutselt, see on iga kevad. Tuleks luks elu nagu see on ka. Iga hooaeg võiks lihtsalt taas kasutada ja natuke paned midagi uut funki juurde ja ongi täiesti uus asi. Sellepärast, et tegelikult tänapäeval minu arust järjest rohkem hinda läheb käsitöö. Me peame tulema rohkem välja nutimaailmast, sellest mingist maailmast, mis me ei tea, ei olegi olemas. Meil on vaja kätega teha tööd, teha asju. See on see, mis meid tegelikult kasvatab ja arendab ja rahustab. Et ei pea olema lihtsalt see AI mülgas, vaid võibki nagu päriselt vaadata ajast natuke tagasi ja võtta selle šnitti siis selleks, et jõuda uude tulevikku. No vanaimad ju kõik olid kõige rahulikumad inimesed. Kudumine, heegeldamine, aiapidamine. Mina kõike teen, ma olen väga rahulik. Aga mida me võiksime ikkagi siis noorele inimesele panna südamele, et ei ole vaja alati uusi asju osta või? Jah. Olge omapärased ja leidlikud, lihtsalt tehke seda, tehke valmistage asju, mis teile meeldivad, kandke neid asju, mis teile endale meeldivad, ärge minge trendidega kaasa, see on mõttetu. Mitte mõttetu, vabandust. Aga nagu lihtsalt olge omapärased. No mina ise olen kogenud seda, et lähed poodi, ostad mingi sellise, juhu peale on ja lihtsalt tuleb emotsioon peale. Lähed koju, on ja läheb üle see hetk ja siis vaatad, et mis see siis on. Kõik tehtud, on ja. Mul on jälle ese kapis juures, võtab ruumi. Ma küsiks lihtsalt Anneliselt, aga kui sa leiaksid nagu perfektse kašmiir pintsaku 2 euroga, mis on täpselt sinu suuruses ja sul ei ole nagu 100% seda vaja, siis mis sa teed? Me räägime, see on vääriskangas, muidugi sa alati ostad vääriskangast, mis vahet seal, mis asi see on ka minu point. Kui see on väärt seda, siis on okei ka osta vahepeal neid nagu enesele siuke armastusost, aga lihtsalt mõelda, et kas kui palju armastada saab ju ennast igat moodi.